Tere päevast! Me oleme täna tulnud siia Euroopa elamuskeskusesse, et filmida üles üks natukene teistsugusem ja erilisem saade. Meil on täna saatekülaliseks Eesti endine president Toomas Hendrik Ilves, kellega me räägime maailma asjadest ja küsime ka kindlasti, kes on tema arvates Eestile kõige parem presidendikandidaat. Kõigepealt president Ilves, ma väga tänan teid, et olite valmis meiega vestlema. Teid igapäevases Eesti meediapildis tegelikult nii palju ei ole, et ma kasutan alguses võimalust küsida, et kuidas teil üldse läheb, millega te praegu oma päevi mööda saadate? Ma ei tea, sa ikka ütled 72-aastasena, kuidas loen palju, kirjutan, mul lihtsalt oli eile väga pikk kõne. Siin toimus siis RKK Rahvuslike Kaitseuuringute Keskuse 20. aastapäev, kuna ma olin üks nendest algatajatest 20 aastat tagasi, siis mul oli see peakõne, mille selle kallal töötasin päris palju ja loen ja kirjutan. No. No viimastel nädalatel on meil siin olnud juttu päris palju drooni-intsidentidest, et mis pilguga teie seda kõike olete vaadanud? No mina olen juba, ma ei tea, mitu aastat olnud, et Eesti peaks tegelema droonindusega, mis tähendab mitte ainult nende kasutusele võttu, aga samuti, et kuidas nende vastu võidelda ja no meil on siin mitu intsidente olnud, kus on Eestis tabatud või on nähtud droone, mis on läinud näiteks üle Tapa või Ämari lennanud ja ei ole suudetud maha võtta. No ma usun, et see on see valdkond sõjanduses, kus meil on vaja teha väga palju. No siin oli see nüüd avalikustatud intsident, kus või juhtum läinud aasta Siili ajal, kus üks 6000-line NATO soomustatud üksus hävitasid 17 ukrainlast oma droonidega, tähendab 6000 mehega. Ja kuna seal nad kasutasid kõiki neid samu külmasõja aegset taktikat, kus siis kõik soomus erinevad tankid või transportöörid olid kõik reas ja siis mis juhtus, siis tehti sama selle õppuse käigus, mida ukrainlased tegid siis selle 2022. aasta sõja alguses, kuna venelased tulid ka kolonnides sisse ja siis tollal veel mitu droonipõlvkonda tagasi, Bayraktar, Türgi droon tuli ja lihtsalt hävitas kõik ära. No mida see tähendab? No see tähendab, me ei ole piisavalt palju sellega arvestanud. No nüüd ma saan aru, et seal Lääne-Virumaal on loomisel uus polügoon, kus saab pikalt lennata ja harjutada droonindust ja siis on hea. Aga sõjanduses on see revolutsioon, mis on aset leidnud just praktikas, on muljetavaldav. Ma ütleme, analoog oleks võib-olla see, mida sakslased tegid Hispaania kodusõja ajal, kus nad arendasid hoopis teistsuguseid võtteid, eriti lennunduses, Stuka pommitaja, mis siis sukeldus nii-öelda. See oli nagu hoopis uus nähtus ja nüüd me peame nüüd praegu see, mis toimub Ukrainas, on nagu revolutsioon, et see kogu see sõjanduse
arusaam, kuidas mass ja ütleme, ja soomukid ja tankid, et see on nüüd muutunud. Nendega tuleb tegeleda hoopis teistmoodi ja ma ei tea, kuidas meil see areneb praegu, aga see on üldine küsimus NATO riikidel, kuidas nad sellega toime tulevad ja mida nad on õppinud. Tahaks loota, et tänu sellele, et meil on päris suur kohalolek Ukrainas ka sõjanduse alal, et võib-olla me oleme natuke rohkem õppinud seal kui mõni teine. Ukrainast ja droonidest jätkates, et nüüd viimastel nädalatel Ukraina on suutnud veel eriti tõhusalt süvalööke teha. See on tegelikult, Ukraina on teinud midagi sellist, mida Euroopa ei ole nende aastate jooksul päriselt suutnud teha. Absoluutselt, jaa, absoluutselt. Halvata Venemaa tuludest vähemalt suure osa. Et ma küsin niimoodi, kuidas teile tundub, kas Euroopa on selle eest Ukrainale pigem tänulik või pigem heidetakse Ukrainale seda ette? No seal on ühte teist, et on need, kes ütleme, tahavad, oi, ei tohi nagu Venemaale liiga palju teha. Ütleme, need riik, kes sõltuvad ikka veel Vene naftas, nagu Ungari, neil see ei meeldi. Aga teisalt, kui eriti praegu, kus see Hormuzi väina sulgemine on toonud meeletut tulu Venemaale, et nafta hind on nii kõrgel, kui ta on üldse kunagi olnud. Ja millest siis sisuliselt Venemaa on saanud suure tuluallika sellest, et see ja ütleme vastukäiguks see, et Ukraina siin laseb õhku nende naftasadamaid ja terminale on ikka päris valus löök. Ma ei tea, kas ütleme, see on nii tõhusalt mõjutanud Venemaa hindasid või võimekust eksportida, kui arvatakse, aga ikkagi see on olnud Ukraina poolt nagu väga kaval käik. No kui rääkida nendest Euroopa riikidest, et kes Ukrainale seda ette heidavad, siis jah, Ungari, Slovakkia on vist sellised riigid, millest niikuinii meil siit Eestist vaadates vist ei ole nagu kahtlust, et kellega ollakse mõneti mestis, aga tegelikult on ju vist ka neid riike veel Euroopas, et mis te arvate, kes näiteks see riigijuht oli, kes Zelenskile seda viimati nüüd ütles? Ma ei tea. Ei oska öelda. Okei. Me istume praegu siin Euroopa elamuskeskuses, see on mõneti sümboolne, et mis te arvate, kas Euroopa Liidu tegutsemise puhul ja Ukraina sõja valguses, kas pigem tuleks liituda nendega, kes kiidavad Euroopa Liitu, et Euroopa Liit tegutses kiirelt, on tegutsenud kiiremini, kui ta varem tegutses, või siis pigem nendega, kes annavad kriitikat, et nüüd ei suudeta otsuseid vastu võtta, ei suudeta Ungarit talitseda ja ei suudeta sanktsioone kehtestada? No, minu meelest on rumal heita ette, et Euroopa Liit jälgib enda poolt vastu võetud reeglid. Kui on see reegel, mida Eesti alati toetas, et välispoliitikas peab kehtima ühehäälsus, ja siis, kui keegi kuritarvitab seda, meil ei ole midagi öelda selle kohta, et kui Lissaboni lepingusse ehk siis aluslepingus pandi sisse see nõue, mida Eesti väga toetas, et meil on, me lähtume sellest vanast arusaamas, Lennart Meri ütles, et meie tuumapomm on meie veto. Nüüd me näeme, et see tuumapomm võidakse kasutada just üldhuvide vastu ja siis need ei saa ette heita Euroopa Liidule seda, et nad ei ole, et nad pole rikkunud oma enda seadusi või põhimõtteid. Nii et kas ta oli tõhus? Ilmselt siiski tähendab see, mis on aset leidnud, on nii jube, et see tähendab, see on
meil sisuliselt puudub enam see rahvusvaheline õiguse arusaam, mis on kehtinud alates 1945. aastast, et piire muuta ei tohi läbi agressiooni. Ja maailm on nii totaalselt muutunud, et kui me näeme, et läinud 24. veebruaril Ameerika Ühendriigid hääletasid koos Venemaa, Belarusi, Põhja-Korea, Somaalia, ma ei tea veel, kes seal oli, Venezuela, Nicaragua, et mitte taunida Venemaad agressiooni pärast ja et mitte nõuda Venemaa lahkumist Ukrainast. No siis me elame uues maailmas, me täiesti muutunud maailmas, võrreldes sellega, mis kehtis alates 1945. aastast, kus see printsiip ikka kehtis ja meenutame, et kui, ma ei tea, kes meenutada, sest kes mäletab, aga kui Saddam Hussein aastal 1989 vallutas Kuveidi, siis võttis palju aega, et saada ÜRO heakskiitu, et siis minna sisse sõjaliselt ja siis lükata need välja, kuna põhimõte oli, et see rikkus ÜRO harta seda punkti, mis ütles, et piiri ei tohi agressiooniga rikkuda või muuta. No siin me oleme, USA hääletab koos Venemaaga, et mitte taunida Venemaa agressiooni. No me oleme uues maailmas. No selle kõige valguses meenutame nüüd ka Venezuelat ja vaatame, mis toimub Lähis-Idas, et Iraani teemal, et tegelikult selle saate salvestuse ajal on meil selline hetk, kus on välja kuulutatud mingisugune vaherahu, me ei tea, kas see kehtib või kuidas see tööle hakkab. Aga kas teie olete aru saanud, mis Ameerika Ühendriikide taktika Iraanis päriselt on? Mida nad saavutada tahavad? Ma ei ole aru saanud. Ja ilmselt on võimatu seda mõista ilma, et saada aru Donald Trumpi psüühikast, miks ta seda teeb, ütleme, ja siin on päris muret tekitav, kui tema neid postitusi lugeda, ütleme, näiteks ülestõusmise püha postitus, kus ta seal siis kiitis Allahi ja kasutas sellist sõnapruuki, mida ükski president pole kunagi kasutanud, kasutades siis nii-öelda F-sõna ülestõusu pühal lisaks. No siis siin on tegemist mingi mõtteviisiga, mida ütleme, on väga raske mõista. Pehmet öeldes. No minu järgmine küsimus olekski olnud see, et Trumpi puhul tundub olevat justkui nagu kahte leeri inimesi, et on ühed, kes üritavad sellest tema väljaütlemistest ja tema tegevusest leida mingisugust ratsionaalset argumentatsiooni või mingisugust nii-öelda põhjust, et et tal on lihtsalt selline robustne taktika ja siis on teised, kes lihtsalt peavad teda hulluks, et kumb teie olete? No ma ei tea, ma ei usu, et ma olen pädev andma diagnoosi talle, aga see ettearvamatus, millega kogu maailm peab arvestama maailma sõjaliselt kõige võimsama riigi puhul, ma usun, teeb väga paljusid närviliseks ja kui panna sinna juurde see sõbrunemine just diktaatoritega, eeskätt Vladimir Putiniga, peaks panema meid muretsema. See peaks mitte meid ainult, aga mõtlema ümber, kus me oleme. Et see nii-öelda see Pax Americana
see on ladina keele, mitte eesti keeles pax, aga siis see Ameerika rahu, mis nagu jälgib siis, nagu vaatame ajalooliselt oli Rooma rahu, siis Pax Romana, siis oli Westfali rahu, mis muutis, ütleme, üldist arusaama suveräänsetest riikidest, oli siis Viini kongressi rahu, mis kehtis aastast 1815 kuni 1914, kus Euroopa mandri impeeriumid jagasid Euroopa ära, siis oli rahu, ainuke asi, kui oli väiksemgi pürgimus demokraatia suunas, eriti 1848. aastal, siis suruti see kõik maha vägivaldselt ja väga jõuliselt. No see, mida USA kehtestas pärast teist maailmasõda, olles õppinud oma vigadest pärast esimest maailmasõda, kus siis Wilsoni ideed nagu ei viidud ellu ja kus USA lasi Euroopa majandusel kokku variseda, siis juba USA võttis ette juba enne teise maailmasõja lõppu. 1944. aastal USA lõi siis Rahvusvahelise Valuutafondi, Maailmapanga, siis see GATT, millest kasvas välja siis WTO, juba siis saadi aru, et kui me tahame rahu, me peame siis Euroopa majandust püsti jääma, mida nad muuhulgas tegid ka läbi Marshalli plaani. Kui Nõukogude Liit kukutas demokraatlikult valitud valitsusi 1948. aastal, siis see üldpaanika oli see, mis siis viis Põhja-Atlandi lepingu allakirjutamisel 12 riigi poolt aastal 1948, mis siis 1949 muudeti organisatsiooniks ja sellest tulebki nimi NATO. See kord, mida USA kehtestas pärast teist maailmasõda ja mida siis nad arendasid ka hiljem, ütleme CSC, OSCE, mis siis tõi kogu selle inimõiguste dimensiooni meie rahvusvahelise diskussiooni sisse, mis oli väga oluline ka Eestile tollal, kus siis kaitsti siis Eesti dissidente. See ajast on läbi. See on, tähendab, kui USA hääletab koos Venemaaga, et mitte taunida ÜRO harta rikkumist, siis me peame arvestama, et see Pax Americana ajastu on lõppenud. See oli kehtis 80 aastat umbes ja oli päris tõhus, viis Nõukogude Liidu kokkuvarisemiseni ja aitas kaasa meie vabanemisele, see on kõik väga oluline ja see kord, mida USA kehtestas siis või lõi, võib-olla on parem sõna, see oli see ka kord, kuhu eestlased tahtsid, nad tahtsid osaleda selles, et olla ka, nagu ütleme, respekteeritakse inimõigusi, põhiõigusi, kus on turumajandus ja see on, miks me tahtsime NATO-sse saada, tahtsime saada Euroopa Liitu, mis oli ka mõnes mõttes USA algatus, päris tugevalt olid seal sees ja nüüd, kui me oleme olukorras, kus pidevalt ähvardatakse USA poolt lahkuda NATO-st, kus Euroopa Liit pole enam see, mida USA ässitas, mille tekket ässitas USA 40. aastate lõpus, ütleme nende originaalriikide puhul, et kuulge nüüd leppige kokku, et muidu tuleb jälle seda, et siis siis praegu arvab USA president, et kasutades tema sõnavara siis, et see oli loodud, et kruvida Ameerikat. Vaatame tariife, tähendab me USA lõi WTO
ja siis, kui äkki sinisest taevast tuleb siis nii-öelda vabastuse päev või vabastamise päev nende sõnul ja kehtestatakse üle maailma need uued tollid. Me peame vaatama, et see praegune administratsioon on lammutanud seda maailmakorda, mis on meil olnud läänemaailma aluseks, see kord ei kehtinud eriti, kommunistlikes riikides ega väga paljudes kohtades, aga see lääs, mis ulatub Jaapanist, Koreast, Austraaliast, siis kuni Eestini, see lääs enam ei eksisteeri. Aga nüüd selle NATO kohta, et jah, see ähvardus on kõlanud, see ähvardus tegelikult ju kõlas mingis mõttes ka tema eelmisel ametiajal. Tegelikult, et aastal 1987, kui Donald Trump tuli tagasi oma esimesed visiidid Nõukogude Liitu, võttis ta välja kuulutused New York Timesis, Washington Postis ja Boston Globe'is hinnaga $100,000 tükk, et USA peab välja astuma NATOst. Nii et see on olnud juba see on siis peaaegu 1987, 2026 on nagu juba päris pikk traditsioon ja ma ütleks idee fiks tema. Aga see NATO astumine on asi, mida see on ka natuke fetišeeritud. Ega USA esiteks on suhteliselt keeruline nii lihtsalt välja astuda NATOst. Lepingu sees seisab, et kui üks riik teatab, et ta lahkub, siis tuleb aasta veel, kuni ta lahkub. Huvitaval kombel siis kaks senaatorit, Tim Kaine ja siis nota bene Marco Rubio, siis viisid läbi ja võeti vastu seadus, mis ütleb, et USA ei saa lahkuda NATOst, kui tal, et selleks, et lahkuda, on vaja 2/3 USA senati heakskiitu. Nii et just Marco Rubio oli see algataja 1/2. Nüüd, kui see tähendab, et nii-öelda lahkumine formaalselt, millele me oleme kõik siin paraku keskendunud, see on suhteliselt raske, aga kui me mõtleme, aga ega ole vaja formaalselt lahkuda NATOst. See praegu käib USA's alates läinud kevadest niinimetatud force posture review ehk siis jõuseisundi revisjon oleks mingi enam-vähem, kus vaadatakse üle, kuhu paigutatakse USA vägesi. Praegu on kuskil 85,000 ja 100,000 mehe vahel see USA kohalolek Euroopas. Hegseth, kaitseminister, ütles juba läinud kevadel, et me viime selle läbi ja et meie arvates meil ei ole vaja hoida vägesid Euroopas, et USA tuumaheidutusest piisab. Et kuna see on, tuumaheidutuse puhul on siis britid ja prantslased, aga neil on nagu nii piiratud võimekus. USA-l on see ülivõimas võimekus tuumaheidutusega. Võivad öelda, et me ei lahku NATOst, me lihtsalt tõmbame oma sõjaväelisi siit välja. Ja siis ja lõpuks see viimane instants on, kui on vaja rakendada 5. artiklit, siis USA, kuna sellel on vaja konsensust, USA võib mitte anda oma konsensust. Või ta võib anda konsensust, aga öelda, et aga me ei osale selles.
neil on kõik need võimalused, millega me peame arvestama, mis ei ole seotud puhtalt sellega, et nüüd me astume NATO-st välja. Tähendab, see on fetišeeritud küsimus minu arvates. Kas meie eestlastena saame näha USA-d veel nende liitlasena või mitte kogu selle asja valguses nüüd? No ütleme, et kui see on see reaalsus, siis me peame olema realistlikud, aga ütleme oma siis avalikes ja ametlikes seisukohtades me ei pea midagi tegema. Ütleme inimesena, kes kui ma oleksin selles positsioonis, siis ma ei hakkaks siin lärmama, aga ma paluksin ette valmistada nendeks puhuks, kui see võiks osutada reaalsuseks, siis me peame olema selleks valmis, mis on nagu, kaks erinevat asja. Kas sa lähed avalikult USA vastu, nagu mõned on siin teinud, mõned riigid Euroopas, või kas sa siis ei ütle midagi, aga siis planeerid selleks, et see nii juhtuks. Minu mure on alati olnud, mis puudutab üldist Eesti hoiakut, et me arvame, et mingi juriidiline konstruktsioon päästab meid. Et kui aastal 1939, kui juba käis meist lõuna pool äge sõda, kus Saksamaa ja Nõukogude Liit jagasid omavahel ära Poola ja kui meist üle lahe Nõukogude Liit oli vallutanud või oli vallutamas talvesõja käigus Soomet, Eesti nagu hoiak oli, et aga see meid ei puuduta, me oleme end kuulutanud neutraalseks, see läheb meist mööda. Tähendab, et ei võetud arvesse reaalsust. Lihtsalt, kui meil on nagu formaalselt, me oleme erapooletu riik, siis meiega ei juhtu midagi. See on, me teame, mis juhtus siis, jah. Lihtsalt USA puhul on ju tegelikult see küsimus, et kui jääv see on, mis praegu on nüüd administratsiooni ümber toimunud, et tegelikult on ju tulemas vahevalimised ja tegelikult ega ju president Trump ei ole ka igavene. Ma ennustan pärast vahevalimisi, kui võidavad demokraadid, siis lihtsalt tuleb täielik niisugune paralüüs seal, et siis ei toimu midagi. Aga ma ei tea, kas on mõistlik panna kogu oma lootus selle peale, et toimub mingi valitsuse vahetus või meil tuleb hoopis teistsugune lähenemine. See tuleks aastal 2029. Ma ei tea, see on niisugune, see on ikka hasartmäng, et me loodame siis väga, et tuleb siis, kui võib-olla tuleb. Kui ei tule, siis siis on üks asi. Kui tuleb, kui palju siis minnakse tagasi selle status quo anteni. Tähendab arvestades, kui suur on see transformatsioon Ameerikas, nii ütleme, välisministeerium on nagu hoopis teine asi, kui ta oli. Kaitseministeerium on hoopis teine, seal kõik need pead lendavad seal pidevalt. Sõjaministeerium. Ametlikult see on ikka Kaitseministeerium. Et kui palju, kui kiiresti tahetakse minna sinna varasemasse seisundisse, me ei tea. Ja siis on see kolmas tegur. Et me kuuleme siin nagu Rutte peasekretär ütleb, et kui Venemaa on valmis ründama aastat 2029, 2029 on see aasta, mil see loodetud muudatus tuleks. Igasugused sõjaväelased annavad oma hinnanguid sellele, mis aastal oleks Venemaa valmis vallutama. Ma eriti nii tõsiselt neid ei võta,
aga point on ikka, et meil ei ole nii palju aega, et ja kui meil ei ole palju aega ja ühtlasi loodame ainult sellele, et noh, et tuleb mingi muudatus, minu meelest see ei ole väga vastutustundlik lähenemine Euroopa poolt või Euroopa riikide poolt. Aga meil siin Eestis, kes siis on need, kellele me saame loota, et kas tulevik on nendel niinimetatud tahtekoalitsioonidel? No ma pigem näen seda tahtekoalitsiooni küsimus Euroopa Liidu kontekstis kui NATOs. Kuna need see hoopis teine probleem on Euroopa mahajäämus ja need reformid, mida on vaja teha, ilmselt ei ole võimalik ilma, et kui me võtame mingi väiksema grupi Euroopa Liidus, selleks, et teha neid olulisi muudatusi, mis on siis näiteks Draghi raportis, mis puudutab kapitali ühisturgu, laenuvõtmise õigus, kõik see, millele toetub majanduskasv ja eriti, mis puudutab seda ühte valdkonda, kus Euroopa on täiesti käpuli ja see on siis tehisintellekti, tehisaru arenduses. No siin oli suur uudis, et ainus suur investeering tehisarusse leidis aset hiljuti ja see oli Prantsuse firma AMI investeeris peaaegu €1 miljard. Kui me arvestame, et sel aastal USA suurfirmad, siis ütleme siis Amazon, Microsoft, siis see veel Facebook või Meta, panustavad $600 kuni $700 miljardit tehisarusse. Ja kui sa arvestad, et läinud aasta nad panustasid oma 300 miljardit, no siis on Euroopas on siis miljard ja Euroopas kõik 2 aasta jooksul on $1 triljon pandud sellesse. Kusjuures suur osa sellest on pandud siis nende energiasse. Meta tahab isegi oma enda tuumajaamu ehitada selleks, et oleks piisavalt võimekus nende andmekeskustel, et töödelda kõike seda, mida tehisaru nõuab. Nii et selleni jõuda Euroopas, meil on vaja nagu fundamentaalsed muudatused kogu selles, kuidas Euroopa majandus toimib. Ja seal ma näen neid tahtekoalitsioone või tahtekoalitsiooni võimalusi, sest on selge, et nende 27 seas ei ole seda ühehäälset soovi neid muudatusi läbi viia. Igal riigil on oma huvid, kes on ühe asja vastu, kes on teise vastu. Mõned riigid ei taha seda kapitali ühisturgu luua, eriti väiksemad riigid, ma ei tea, kus Eesti seisukoht siin on, aga väiksemad riigid, kuna see ilmselt nagu uputaks mõningaid pankasid, nii et see on üks grupp, teine grupp on absoluutselt selle vastu, et laene võtta, ütleme Saksamaa, Hollandi, Soome, kõik seda on vajalik teha, nii et ma näen, et meil tekivad Euroopa sees tahtekoalitsioon, mis siis, võtame siis kõige suurem tahtekoalitsioon, mis siiamaani ei ole suutnud midagi teha, on eemaldada Ungarit, kes on siis kõige pärsib neid Euroopa arengut rohkem kui ükski teine riik. Ma Ungari kohta tegelikult tahtsin ka küsida, et kohe-kohe on Ungaris valimised. Kas me peaksime Peeter Magyarit vaatlema kui võimalikku päästeinglit või peaks pigem olema ettevaatlik? Alati tasub olla ettevaatlik,
kuni nähakse, mida ta tegelikult hakkab tegema, sest lubadused on üks, me teame oma enda valimistest, võid lubada kõike, aga mida tegelikult hakkab juhtuma on hoopis teine. No, ütleme nii, et on päris selge, et Magyar ei hakka nii takistama Euroopa arengut, nagu Orban on seda teinud. Aga mis on väga ekslik siin, ma just ütlen Ungari puhul, et Ungaril on, just Orban kavalalt on ümber teinud Ungari valimissüsteemi, et selleks, et saada häälte enamus parlamendis, peab Magyar saama 15–20% rohkem hääli. Et see on, ütleme, see on umbes nii, nagu USAs on see valijameeste koda, kus me teame, et juba 3 korda USAs, et president võib isegi saada neid piisavalt enamuse. Aga see ei loe, sest neil ka muide notabene ei ole otsesed valimised, kui me siin ütleme, meil on vaja presidenti vajada otsesed, neil ei ole otsesed valimised, neil on hoopis valijameeste koda ja kui ja valimissüsteem on selline, kus sa võidad osariigi kas või 50% pluss 1 häälega, siis piisab ainult sellest, et kui sa saad valijameeste kogus, saad siis seda enamuse, siis ei loe, kas sa oled saanud enamuse siis selles häälte tulemuses siis riigis. Ja sama olukord või sama nagu analoogne olukord kehtib praegu Ungaris. Et Magyar peab väga kõvasti võitma palju, nii et sama väga suure enamuse, et saada parlamendis kohti, mis oleks enamuses. Meil hakkab saateaeg tasapisi läbi saama, aga ma kasutan ikkagi võimalust küsida ka Eesti presidendivalimiste kohta, et sel aastal on see meid ees ootamas. Millist presidenti teie arvates Eesti vajab? Head. Ma ütlen, arvestades rahvusvahelist olukorda ja arvestades seda tööjaotust, mis on siis, ütleme, presidendi ja peaministri vahel, siis ma usun, et praegu oleks hädasti vaja presidenti, kes võtaks siis endale kanda tugevamat välispoliitilist rolli, sest on selge, et praegune peaminister on hõivatud suuresti sisepoliitika. Kui meil oli peaminister, kes oli väga aktiivne ja väga edukas välispoliitilises, siis heideti ette talle, et ta ei tegele sisepoliitikaga. Palju saab üks inimene teha, kui aus olla. Ja kuna me oleme sellises olukorras, kus ütleme, Eestil on vaja tugevat peaministrit, kes tegeleb Eesti asjadega, siis meil on vaja minu meelest tugevat presidenti, keda võetakse kuulda rahvusvaheliselt. Ja see on ütleme, kui maailma olukord poleks, rahvusvaheline olukord poleks nii ärev, nagu ta on praegu, ja nii kiiresti muutub, siis ma ütlesin, ei tee mingit vahet. Aga praegu on see oluline. Aga kas meil on Eestis selliseid inimesi, kes suudaksid seda rolli täita? On ikka. Ja, ma ei hakka siin nimesid nimetama, tõenäoliselt see oleks surmasuudlus, kui ma hakkaksin kedagi esile tõstma. Siis mõned inimesed kohe teavad, kelle vastu tuleb võidelda. Aga ütleme, selle kompetentsi on Eestis väga palju. Ja ütleme nii, et kui me vaatame, kus ütleme need meie parimad mõtlejad ja tegelased on olnud, siis võrreldes sellega, mis oli varasematel aastatel, see on nagu öö ja päev,
kui me arvestame, et meil on inimesi praegu Eestis, kes on juba kogu oma elu sisuliselt ja karjääri tegenud välispoliitikaga ja edukalt seda teinud ja kes on leidnud tunnustust, siis ma ei näe, et meil oleks selles valdkonnas nagu mingi põud. Ise küsimus on, kes tahab seda ette võtta, kes arvab, et see on mingi mudamaadlus, et ei taha selles osaleda, olen olnud nagu teises maailmas, hoopis teises keskkonnas, et seda ette võtta, no see on nagu teine tegur ja võib-olla on, ütleme nii, et inimesi on, kas tahtjad on hoopis teine asi. Meil on väga palju inimesi, kes tahaksid olla president, kas nad kõlbaksid selleks, ma kahtlen väga paljude puhul. Aga kas, ütleme, sellise kompetentsusega inimesi, keda Eesti vajab, tahavad, no see on, ja kas nad saavad valitud, võib-olla äkki siis on hoopis kavalam, arvab mõni poliitiline erakond, et oi, me pigem tahame endale kuulekat inimest, kes ei anna meile, kes ei tekita meile raskusi. No see ringkond inimesi, kes on diplomaatias, välispoliitikas väga pädev, see on väike, me ei hakka nimesid nimetama, aga kui te peaksite ise nüüd oma kogemuse pinnalt nõu andma, et kas see oli väärt sõit? Seda otsustavad teised kunagi 20 aasta pärast. Aga teie enda jaoks presidendiks olemine? See on osa minu elust olnud, eks ole. Ütleme, et juhtus. President Ilves, aitäh teile!